tervitused kõigile TV7 vaatajatele. Minu nimi on Jakob Remmel ja tulen 3D kogudusest ja täna tunnen suurt rõõmu, et võin siis jätkata ühte sellist kõnede seeriat, mis kannab pealkirja Kui keegi ei näe. Ja kui sind huvitab need teised teemad, mis on seni olnud, siis need on leitavad nii TV7 kui 3D koguduse kodulehel. Aga lühidalt siis, millest me oleme läbi tulnud, me oleme rääkinud esimesel korral inimese karakterist, rääkinud sellest, mis on tegelikult meie sisemine pool, kuidas me mõtleme, kuidas me oleme, siis kui keegi ei näe. Eelmisel korral rääkis siis Elisabeth sellest, kuidas me enda raha kasutame, meie pangakonto, mida see räägib, kui keegi teine ei näe. Ja täna mina tahaksin siis keskenduda eelkõige sellele, mis puudutab konkreetselt meie enda käitumist. Et mida me siis teeme või tegemata jätame siis, kui teised inimesed meie kõrval ei ole, mida nad näevad, mida mitte. Ja ma võib-olla tahaksingi alustada seda teemat sellega, et ma jagan mõtete, mida vähemalt ma ise olen tunnetanud ja võib-olla see ei kehti kõigi puhul, aga ma arvan, et vähemalt suure osa inimeste puhul. Ja see on see, et meil kõigil on mingisugused asjad, mida me tahame nähtavalt teiste inimestega jagada. Meie elus on mingisugused asjad, mille üle me tunneme suurt uhkust ja rõõmu ja siis me tahame neid jäädvustada ja kuidagi teised inimesed saaksid nendest ka osa. Ma ei tea, näiteks kui keegi lõpetab kooli, siis väga sageli on see, et võetakse diplom kätte, keegi annab väiksed lillekimbud ja siis tehakse pildid ja pannakse igale poole Facebooki ja Instagrami. Samamoodi kui keegi, kes on abiellunud just, tahab pulmi jäädvustada ja tegelikult seda kas video või pildi kujul või kuidagi muud moodi veel laiemalt jagada võimalikult paljude inimestega. Ja samamoodi kui spordis näiteks keegi saavutab midagi, siis need on need pildid, mida me tahame iseenesest nagu kuidagi tuua esile, et teised inimesed saaksid sellest ka osa. Nii et see on selline, võiks öelda, Instagrami või laiemalt sotsiaalmeedia nagu highlight reel, ehk siis meie kõrghetked, mida me tahame kindlasti esile tuua, mida me tahame nagu kuidagi jagada teistega. Ja mingis mõttes on seda natukene kritiseeritud ja öeldud, et vahetevahel see jätab võib-olla võltsi mulje, kui me ainult toome esile neid hetki, mis nagu edukad, kus me õnnestume. Et ausam pilt ju oleks see, kui me tegelikult räägiksime ka ebaõnnestumistest ja erinevatest raskustest. Ja mulle tundub, et on mingisugune nihe toimunud siin ka, et enam ei ole ainult populaarne näidata kõrghetki, vaid on isegi nagu populaarne, kui sa ütled, et näed, mul on ka raske. Näe, ma siin näiteks ebaõnnestusin ja kui veel naljakas on ka, siis läheb nagu eriti peale. Aga mulle tundub, et tegelikult, kui me sisemiselt mõtleme, siis ükskõik kui palju sa näitad enda kõrghetki, ükskõik kui palju sa näitad ka neid hetki, milles sa tunned võib-olla ennast ebakindlalt, siis ma arvan, et meil on kõigil inimestel tegelikult midagi, mida me ei tahaks mitte kellegiga jagada. Mingisugused osad meie elust, mingisugused sellised tegevused, võib-olla mõtted, mingisugused valikud, mis me oleme teinud, mille pärast me tegelikult ütleme, et see oli viga ja isegi võib-olla tahaksime unustada rääkimata sellest, et seda kellegi teisega jagada. Ja ma arvan, et see viib meid mingis mõttes tagasi täiesti loomise juurde, kui Jumal lõi inimese Eedeni aias, siis tegelikult juba seal, kui esimene inimene tegi pattu, siis inimesed nagu üritasid ennast kinni katta ja katta nagu seda pattu kinni. Nii et see on mingis mõttes meile meie esivanemate kaudu sisse kodeeritud see patusus ja teistpidi ka see, et me tahame mingeid asju nagu varjata või teha nähtamatuks teiste inimeste ees. Mingis mõttes ka võiks öelda seda, et ühest küljest, kui keegi ei näe, seeria on paradoksaalne, sellepärast et kristlasena vähemalt me saame uskuda seda, et Jumal on see, kes näeb alati kõike. Ja ma ei tea, kas sina oled täna usklik või mitte, aga igatahes see on nagu kristlik kontseptsioon, et Jumal on kõigel olev, kõike teadev, kõike nägev ja Piibel Hebra kirja 4. peatükis 13. salmis ütleb nõnda. Ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silme ees. Tema ees, kellele meil tuleb aru anda.
ma ei tea, milliseid tundeid või mõtteid sinus see kirjakoht tekitab. Teadmine see, et tegelikult kõik meie elu, kogu meie elu on täiesti nagu avatud, täiesti paljas, nii nagu Piibel kasutab seda sõna, on Jumala ees. Ja võib-olla see on sinu jaoks täiesti hirmutav mõte, et ebameeldiv mõte, et keegi tegelikult teab meie elust kõike ja Piibel mõnes kohas toob sisse isegi rohkem kui me ise. Meie ei tea, palju meil juuksekarvu peas on, Jumal teab. Ja selles mõttes me oleme veel rohkem nagu Jumala ees avatud, kui me isegi suudame võib-olla välja mõelda. Ja võib-olla see on hirmutav, aga teistpidi minu jaoks kristlasena see on hoopis julgustav. Teades, et kui Jumal teab kõike minu kohta, ja kõiki neid eksimusi, kõiki neid vigu, mida ma olen teinud, ja ta ikkagi armastab veel mind ja ta ikkagi veel tahab olla avatud minule, siis see tekitab küll julgustust. Ma ei tea, kas mina tahaksin ise suhelda iseenda suguse inimesega, kui ma teaksin kõike, mida mina olen teinud. Et selles mõttes Jumal on äärmiselt armastab ja me ei pea kartma tema kõike teadmist, vaid tegelikult hoopis võtma seda kui ülesehitavust. Ja samas teistpidi Piibel on ka väga selge ja ütleb, et tegelikult meil tuleb ka võtta vastutus nende asjade üle, mida me teeme. Ja selles mõttes Jumal ootab ka meilt, et me tegelikult käituksime hästi. Ja need ei ole konfliktis omavahel. Näiteks Mattuse evangeeliumis 12. peatükis 36. salmis räägib siis Jeesus niimoodi. Aga ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud. See on päris konkreetne. Võib-olla see tekitab sinus veel nagu sellist mõtet, et ma ei tea, et ma ütlesin kuskil ühe sõna ja ma arvan, et see mõte on palju sügavam. Et küsimus ei ole ainult selles, et me tegelikult midagi teeme ja siis me loodame, et küll Jumal kõik nagu korda teeb ja see tegelikult nii ongi. Jumal andestab meile kõik meie eksimused. Aga tegelikult me oleme ka vastutavad oma käitumise ees. Ja samas mulle tundub, et vahetevahel me võtamegi seda kuidagi väga kergekäeliselt, et Jumal küll teab kõike, aga Jumal ka ei arvesta sisuliselt midagi. Ja palju hirmutavam on mitte see teada, et Jumal teab meist kõike ja otsustab meie elud üle, kuivõrd see, et äkki keegi teine inimene saab midagi teada minu kohta. Et see tundub isegi kohati inimeste jaoks natuke hirmutavam kui see, et Jumal teab kõike. Ja see on, olgem ausad, see on natukene nagu naljakas. Ja kuidas me siis elama peaksime? Kas me peaksime üldse nagu kuidagi hirmu tundma või kuidas me selles maailmas, kus me täna ka elame mingis mõttes väga avatud maailmas, igas mõttes, peaksime opereerima? Ja ma julgeks sulle jagada ühe sellise võib-olla mõtte, mida ma ei ütle, et mina olen suutnud alati hästi ellu elada, aga vähemalt teoorias ma tahaksin. Ja see on see, et võib-olla kõik pole avalik, aga me võiksime elada nii, et kõik võib ühel hetkel avalikuks saada. Mõtle selle peale. Kõik meie elust ei pea olema kõigele avalik, aga me peaksime elama nii, et kui kõik avalikuks saab, siis see kuidagi ei löö meid pikali. Ehk siis mingis mõttes me peaksime elama sellise põhimõttega, et kui tegema täna neid valikuid, mille pärast meil homme ei oleks häbi, kui need, ma ei tea, Postimehe või Delfi avalehel oleksid. Ja see võtabki kokku, elada sellist elu. Jeesus ütles tegelikult, Jeesus innustas sellisel elul. Ta ütles niimoodi, Mattuse evangeeliumi 10. peatükis 27. salmis. Mis ma teile ütlen pimedas, seda ütelge valges. Ja mida te kuulete kõrva sisse sosistavat, seda kuulutage katustelt. Ehk siis Jeesus ka, ma arvan, innustas meid sellisele elule, kus me ei peaks nagu pidevalt põdema seda, et keegi teine saab meie elus midagi teada. Ja ma ei ütle sellele, et ei oleks mingisugust privaatsust või et sellel ei ole nagu mingit mõtet, aga ma olen mõelnud selle peale, et okei, et võib-olla keegi loeb kunagi, ma ei tea, kuskil Facebookis, keegi seal tarkvaraarendaja näiteks loeb kõiki neid sõnumeid, mis mina olen saatnud, et kas mul on nagu imelik. Siis ma mõtlen, et väga hea, et mis ta siis seal teada saab, et teab seda, et ma armastan enda abikaasat, teab seda, et ma armastan nagu Jumalat ja ehitan üles kogudust. Et mul ei oleks mingit probleemi, kui need asjad nagu esile tuleksid. Ja ma arvan, et see võiks ollagi laiemalt meie elus see, kuidas me käitume ja tegelikult mingisuguseid valikuid teeme. Nii et kui keegi ka ei näe täna, siis elada nii, et võib-olla nad saavad teada ja see ei tohiks meid heidutada. Aga
kuidas me seda printsiipi võiksime rakendada, on tegelikult see, et kui me näiteks teeme koolis kontrolltööd või teeme mingisuguseid valikuid kuskil, kus võib-olla meil oleks isegi võimalus teha midagi ebaõiget, siis me ei kasuta neid võimalusi, vaid me jääme truuks nendele headele ja õigetele asjadele, mis tegelikult on nagu integriteediga, sellega, et meie sõnad ja teod on nagu käsikäes sellega nagu kooskõlas. Sest me näeme tegelikult täna selles maailmas, kus me elame, et varem või hiljem sisuliselt kõik tulebki päevavalgele. See mingis mõttes on Jeesuse sõnade teostus, aga vahest ka kistakse üles 30 aasta tagusteid mingisuguseid lauseid, mida keegi on öelnud. Näed, 30 aasta tagasi sa ütlesid midagi sellist või mõni aasta tagasi sa ütlesid midagi sellist kellelegi. Me peame olemagi tegelikult valmis andma vastutust oma iga tühja sõna eest ja see on see, kuidas tegelikult me näeme, et see maailm ka muutub. Me elame digitaalses maailmas, kõik salvestub, kõigest jääb jälg. Nii et tasub väga mõelda, kuidas me elame, kuidas me käitume. Ma kuulsin hiljuti ühte sellist huvitavat lugu ühest mehest, mis pani mind mõtlema, et kelle või mille pärast siis me tegelikult selliseid valikuid teeme. Kuidas me säilitaksime sellist ausust ja head meelt. Ja see lugu pani mind mõtlema, et tegelikult ma kohe jutustan selle loo, et väga paljud asjad lõpuks puudutavadki meid ennast. Ühesõnaga, see lugu oli siis selline, et oli üks mees, kes oli kaotanud töö. Ja tal oli nagu keeruline aeg, ta otsis ja ei leidnud ja siis ühel hetkel tuli üks jõukam inimene tema juurde ja ütles, et kuule, et tead, mul oleks vaja, et sa ehitaksid ühe maja. Ma annan sulle 200 000 ja ehita see maja valmis ja siis küll ma annan sulle selle eest ka midagi, mis on nagu seda väärt. Ja siis see mees mõtles, et okei. Ma tean, et see inimene on jõuks, ma tean, et see inimene on helde, mida ma siis teen. Aga see mees samal ajal mõtles, et okei, võib-olla ta mulle midagi annab, aga midagi ma saan. Aga tegelikult mul oleks võimalik ka mitte kogu see 200 000 selle maja peale kulutada, vaid võib-olla valida nagu kõige odavamad materjalid, mis ma saan, siit-sealt kuskil natuke nurki lõigata ja võib-olla ma saan nagu teha selliseid valikuid, et mul jääb isegi mingid sellest rahast kätte. Ja siis see mees hakkas ehitama, otsis kõige kehvemad materjalid, otsis kõige nagu katkisemad võimalikud asjad, mis justkui näiksid tervena ja tegi nagu väljast kõik ilusti korda. Ja siis lõpuks ta suutis 40 000 kokku hoida sellest kulutusest. Mõtlesin, et väga hea, ma sain lisaks sellele, ma ehitasin selle maja valmis, nii nagu ma pidin. Ma suutsin säilitada ka 40 000 endale. Ja siis see mees, rikas mees, kes oli maja palus tellida, tuli ja ütles, et kuule, et ma näen, et see maja valmis, see on suurepärane, imetlesid koost väljast, sest väljast ei olnud midagi näha. Ja siis ta ütles, et tead, et mul endal on maja olemas, aga ole hea, see ongi sinu tasu. Võta nüüd see maja, mille sa ise ehitasid ja sa saad siin sees edasi elada. Ja see teine mees mõtles, et kui ma oleks ainult teadnud seda, et ma ehitan endale maja, siis ma oleks kõik selle kõige paremini teinud, teistmoodi teinud. Ja ma arvan, et see on selline õpetlik lugu, vähemalt minu jaoks, mis võtabki kokku, et lõpuks see, kas me jääme sisemiselt ausaks, kas me teeme nagu õigeid valikuid, lõpuks see tuleb meile endile nagu bumerangiga tagasi. Et see mõjutabki sellist meie elu ja käitumist, mida me teeme või mida me ei tee. Ja tegelikult see ongi see, miks tasub elada ausalt, miks tasub teha häid valikuid. Ja ma tahaksin teile täna jagada siis seda Taaveti lugu kokkuvõtlikult, mida te täna saate ise kogukondade keskel lugeda. Kui sa oled kogukonnas, siis väga hea. Kui ei ole, siis ma julgustasin minema mõne kogukonna keskele. Aga see lugu räägib siis mehest nimega Taavet, kes oli mees Jumala südame järgi ja kes tegi palju häid valikuid, aga samas ta tegi ka mingeid valikuid, mis ei olnud nii hea. Ja ta sattus kuidagi sellisesse jadasse. Et ühel hetkel ta nägi ühte abielunaist ja see naine tundus talle nii ahvatlev, et ta tegelikult tegi valiku siis selle naisega astudagi nagu suhtesse ja see naine ei rasedaks ja korraga ta üritas seda siis nagu varjama hakata ja ta mõtles, mis saab sellest mehest, mis saab minust. Ja tegelikult ta lisaks sellele, et ta rikkus abielu, järgmine asi oli see, et ta valetas ja sealt ta edasi tegelikult lasi ka selle abikaasa mehe siis tappa. Nii et üks väike samm nagu nihutas siis Taavetit nagu järgmise kehva sammu juurde ja siis järgmise kehva sammu juurde. Kuni lõpuks siis see tegelikult lugu kulmineerub ja see tuleb kõik avalikuks. Ja te saate kogukonna keskel seda lugeda ja võib-olla oma mõtteid sellest lähtuvalt vahetada, aga mis on nagu point selles loos on see,
et vahetevahel see, kui asjad tulevad tegelikult avalikuks, ongi hea. Selles mõttes, et avalikud asjad, need annavadki võimaluse ja aluse tegelikult meelt parandada. Jakobuse kirjas piiblis me näeme 5. peatükis seda, kuidas Jakobus ütleb, et tunnistage siis üksteisele patud ülesse ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks. Ehk siis tegelikult meil kõigil võib olla olukord, kus me oleme teinud mingeid asju, me oleme sattunud mingisse jadasse ja võib-olla me tunneme, et me peame kuidagi varjama, peame elama sellist rasket elu, siis parim võib-olla, mida sa teha saad, tegelikult ongi tuua avalikuks need asjad, mida keegi teine isegi oma silmaga ei näe, aga Jumal näeb ja tuua need ka teiste mõne inimese, mõne lähedase inimese ette ja öelda, et tead, ma olen sellest läbi minemas, kas me võiksime koos palvetada, kas me võiksime kuidagi aidata mul sellest rongist maha tulla selleks, et tegelikult ma võiksin teha paremaid valikuid. Nii et see, kui sina oled täna teinud kunagi minevikus või ka isegi praegu lähiminevikus mingisugused valikud ei peaks defineerima sind sinu tuleviku jaoks. Ja tegelikult ma usun, et sa võid teha häid valikuid. Ja võib-olla üks mõte veel nagu siia kõigesse juurde, et ma ei taha jääda ainult sellesse negatiivse poolde, et me kuidagi, kui keegi ei näe, siis me teeme alati nagu halbu asju. Vahest on ka see, et me lihtsalt jätame midagi tegemata. Midagi, mis on tegelikult nagu täiesti positiivne hea, et meil ei ole motivatsiooni. Ma olen mõelnud tänase päeva nagu hea tegevuse peale. Et sageli see paneb mind küsima, et kas me teeme head sellepärast, et me päriselt tahame kedagi aidata või me tegelikult teeme head sellepärast, et siis me tunneme ennast paremini. Et kui oleme jaganud kellelegi vaesele midagi, siis me tunneme, wow, me oleme tegelikult hoolivad inimesed. Ja kui keegi ei näe või keegi kuidagi ei taju, siis me ise ka nii palju ei hooli. Aga tegelikult me võime mõelda seda, et isegi kui keegi teine ei märka, siis see on täiesti okei. Jeesus ütleb ka Mattiuse 6. peatükis, et hoiduge aga, et oma vagasid tegusid ei tee inimeste ees, et nemad teid vaataksid, muidu ei ole teil palka oma isalt, kes on taevas. Ehk siis isegi kui keegi ei näe, ära jäta midagi tegemata. Sellepärast, et Jumal näeb ja Jumal tasub meile kõigile lähtuvalt sellest, mida me tegelikult ka ise teeme. Ja Mattiuse 25. peatükis on üks huvitav kirjakoht, kuidas ühed inimesed, kes siis on Jumala ees ühel päeval ja tegelikult nad ei teagi, nad on aidanud tegelikult ja kuidagi teinud õigeid valikuid ka Jumala enda suhtes. Nad on lihtsalt vaeste eest hoolt kandnud, on lihtsalt jaganud, andnud vett janustele ja siis Jeesus ütleb, et tegelikult olete seda teinud mulle. Ma olen võtnud seda kui tegelikult kingitust endale, sellepärast, et olete seda teinud armastusest. Ja mina julgustan meid kõiki, kui meil on asju, mis tegelikult peaksid avalikuks tulema, laskma neil avalikuks tulla, mitte kartma seda. Ja kui meil on ka mingisugused head teod, mis väärivad tegemist, siis teha ka neid isegi siis, kui keegi teine neid ei märka. Nii et need on minu lootused siis tegelikult meile kõigile. Me võime täna kogukonna keskel edasi arutada neid küsimusi ja ma usun, et Jumal toob igas keskkonnas kõige parema esile. Nii et aitäh teile ja edukat arutelu. Teame seda, et Jumal näeb alati.